Tere jälle, head Soccer.net vaatajad, kuulajad, kuidas iganes jälgijad, meie podcasti järjekordne osa on teie ees pikk ette ja ise järele, nagu MM-i ajal juba kombeks 2 korda nädalas. MM täie hooga käimas ja järsku läks põnevaks, sellepärast et algasid alagruppide viimased mängud, mis tähendab ka seda, et esimesed võistkonnad on juba ennegi välja kukkunud, aga nüüd hakkab neid lisanduma, edasipääsejaid hakkab lisanduma ja play-off paarid hakkavad ka selgeks saama, nii et läheb huvitavaks. Meie jaoks on ka olnud huvitav, sellepärast et teooria sellest, et kui sa mängid ühel aastal esiliiga B-s, siis 3 aastat hiljem sa võid mängida MM-il ja seal väravaidki lüüa, sai taas kinnitust. Ja kuidagi on elu nii sättinud, et meil on stuudios mitte 1, vaid 2 meest, kes on mänginud ise Eestis mehe vastu, kes nüüd MM-il paugutab. Nii et täna tuleb MM-ist meil peamiselt juttu, Premium-liiga lainele jõuame tagasi siis, kui nädalavahetusel on jälle natukene mänge mängitud. Debüütide aeg on meil siin stuudios olnud ja taas ühte uut tulijat hea meel tervitada Siim-Martti Kubenski. Aitäh, tervist! Ja Märten Pajunurm juba vanatuttav selles saates 2 nädalat järjest. Tervist kõigile. Ja mina jätkuvalt Kristjan Kangur. Enne kui me selle Promis Davidi jutu juurde läheme, siis ma ei tea, kuidas teil tunne on, et kas nagu on nüüd siis nagu turniir läinud käima, et minul isiklikult vähemalt vahepeal korraks selle teise alagrupi vooruga oli selline mulje, et nüüd nagu natukene väsisin ära ja nüüd kuidagi läks pulss üles jälle nende viimaste mängudega või kuidas teiega on? Väga kiiret läks teine voor oli siuke, et võib seal kõike juhtuda, järsku läks 3. voor käima ja järsku on see, võidad on kõik korras, mängid viiki on korras, ootamatult kaotad, oledki mängust väljas, et kogu see kaal ja see asi on kohale jõudnud tõesti, et siin väga põnevad lahingud on olnud, väga kaalukad lahingud, väga tähtsaid väravaid on löödud ja mitmed riigid on siin iga päev peaaegu, mõni riik on teinud oma ajalugu, kas esimest korda edasi, esimene võit, tihti see esimene võit viib ka sind kohe edasi, ehk siis 2-1 selliseid ägedaid lugusid on igapäevaselt tulnud, siin Norrad, Egiptused, Lõuna-Aafrika vabariigid, et tõesti, turniir on käima läinud ja nüüd on iga päev on niisugune juba, ütleme, et play-offi eelne õhkkond on üleval, samamoodi on edasipääsu peale mäng ja ühest mängust oleneb, et on väga mõnusalt asi käima läinud. Siim, kuidas sinu jaoks olnud on selles suhtes, et kui ma meenutan eelmist saadet meil siin paar päeva tagasi, siis Jürgenson tõi Inese teema sisse, et kas on kogu see MM olnud ka selline 15 magamata ööd või kuidas su jaoks? No mitte päris 15, aga siin paar magamata ööd enam-vähem on küll olnud ja seda tähtsate mängude õhkkond on tekkinud, vähemalt mul tekkis siis, kui hakkasid need 2 mängu samaaegselt, nagu alagrupi faasi viimases voorus on, et on niisugune tunne, et kohe-kohe hakkab nagu see päris asi pihta, et siin alagrupi mängud vaikselt hakkavad lõppema ja need tähtsad kohad on veel jagada ja selline tunne on küll, et nüüd on juba nagu turniir täie hooga käima läinud. No, mis me siin pikalt keerutame, läheme A-grupi juurde, võtame need järjest natukene teistes järjekordades mängiti, aga Mehhikol esikoht oli juba kindel, viimases mängus ka said seal anda 40-aastasele Guillermo Ochoale oma minutid, 17-aastasele Gilberto Morale oma minutid. Nii et neil on praegu väga vahva, aga muidugi nüüd on see, et järgmises ringis neil on seal mõni 3. koha meeskond ja siis tegelikult, kui asjad lähevad enam-vähem ootuspäraselt, siis võib juba Inglismaa tulla, et see on ka nagu selline märk sellest, et turniir hakkas pihta, aga ma ütleksin ikkagi nagu väikest viisi šokk isegi, et Lõuna küll, aga mitte Lõuna-Korea, vaid Lõuna-Aafrika. Et Lõuna-Koreal oma 3 punktiga ootamatult raske tegelikult üldse nagu edasi saada nüüd grupist ka 3. kohtade võrdluses, aga Lõuna-Aafrikat, ma ei tea, MM-ennustusi tehti siin igasuguseid enne turniiri, et ma ei tea, palju neid oli, kes Lõuna-Aafrikat otse edasipääsejaks või siis isegi üldse edasipääsejaks pakkusid sellest grupist. Pigem üllatus ju. Kindlasti suur üllatus ja Tšehhi ikkagi negatiivne üllatus selles grupis, et ei läinud nad suurte ootustega MM-il, aga ikkagi klassiga mängijaid suurliigadest on piisavaid, aga tõesti esimesest mängust viimase mänguni ei leitudki seda sära ja minekut, ei leitud üles, oli ju oldi mures, et Mehhikol viimane mäng pole millegi pealt mängida, Tšehhi saab lihtsalt 3 punkti ja see omavaheliste mängude asi rikub nagu asja ära, et teeb ebaausa eelise Tšehhile, aga kodune turniir, Mehhiko varumängijad, karta oli, et sealt tuleb, ei tule midagi kergelt Tšehhile, aga et lausa 3-0 saavad Mehhiko käest
tappa sellises mängus, kus ühel on mängus edasipääs, teisel ei ole mängus mitte midagi peale au ja kuulsuse ja uhkuse kodumaal MM-il mängides, et Tšehhi oli negatiivne üllatus, aga Lõuna-Aafrika edasipääs ikka üliäge. Ja Lõuna-Korea tõesti langevas tempos on läinud, tundus ikka niisugune kindel teine Mehhiko järel selles grupis ja eile Lõuna-Aafrikalt 1-0 kaotus ja nüüd jäävad siin kõrgemaid jõude lootma, et kuidagi selle 8. parima 3. koha välja venitaks, et võimalust veel on, aga niisugune täpselt piiri peal seal üks värav võib väga otsustavaks saada. No, mis mind üllatas oli nagu see, et sellises mängus, kus ikkagi selgelt nagu võit oli vaja või vähemalt punkti oli vaja, et Son pingil. See oli nagu ootamatu. Jah, ja no, nagu Märt mainis, siis Lõuna-Korea üldine trend ka sellel turniiril oli siin langeva suunaga ja nagu ma vaatasin seda Lõuna-Aafrikat, siis esimeses mängus seal tundus nagu pole variantigi, et nad saavad sealt kas või punkti isegi, et nagu see jõudude vahekord Mehhiko vastu tundus nagu niivõrd suur, et see kandub üle ka nagu teistesse mängudesse, aga tulid esmalt Tšehhi vastu, teises voorus päästsid endale viigi lõpuminutitel ja sealt said vist mingit moodi momentumi ja see kandus üle ka siis viimasse mängu, kus otsustavas voorus said siis võidu ja 4 punktiga alagrupi teine, nii et ma arvan, et see on nagu hea näidega sellest, et kuidas jalgpallis asjad võivad kiiresti muutuda, et üks hetk oled kuskil täiesti mudas ja järgmine hetk näpud püsti, teine koht ja alagrupist edasi. Et hea näide minu meelest täpselt sellest, et esimeste mängude järel kellelegi siin kulda kaela riputada või kedagi minema saata juba turniirilt ei ole mingit mõtet, et lõpetas seal Lõuna-Aafrika 9 eks ole esimese mängu ja neil mitte midagi ei tulnud välja ja palun. Ja Lõuna-Korea jälle tundus nagu väga hea ja võib-olla sõidavad koju. Et taas kinnitus sellest, et ühe mängu pealt ei saa otsustada asja. Aga lähme B-grupi juurde, seal nii palju veel võib öelda, et Lõuna-Aafrika järgmine mäng on Kanadaga juba, et ongi siis B-grupi meeskonnaga Kanada ja Šveits on sealt edasi, kuigi Šveits selle grupi võitis, et tegelikult nad on olnud selline, neist on ka nagu räägitud kui mingist mustast hobusest, ega vaatasin, et selle 7 viimasest MM-ist, kus nad käinud on, seal natuke ei vahepeal vahele ka neid, aga neist 7-6 nad on grupist edasi saanud, aga samas 8-finaalist kaugemale jälle pole kordagi läinud, et kas sellel Šveitsil on nagu mingit lootust midagi enamat teha, et tegelikult veerandfinaal MM-idel on üldse olnud nende lagi, need jäävad ka kuskile sinna esimestesse MM-idesse, et Šveits nagu tundub selline meeskond, vaatad nimesid, vaatad mängijaid, nagu on mehi, aga päris suurte sekka nad ei küündi ikkagi. Seal alati on midagi tõesti puudu jäänud, et on alati lähedal olnud, et 8-finaalist edasipääse on ka väga lähedal olnud, aga kuidagi sellist ei ole kuidagi niivõrd ühtne see meeskond või sellist vaimu või nagu midagi, väga palju erinevaid rahvuseid seal koos, ei tea, kas nagu sellega seotud, seekord ka ütleme, et neil on olnud säravamaid koondiseid kui sellel korral, aga ikkagi Vargas ja seal Embolo nagu ikka suurturniirideks alati parimas vormis, et see rünnak kohati liigub päris hästi, aga seal vasakul ka ikkagi Ricardo Rodriguez ikka veel vasakus kaitses seal igiliikur ja keskkaitses muidugi Kanji liider olemas, aga eile ka seal varumeeste pingilt tuli mees sisse Saksamaa teises Bundesliigas näiteks, et seal natukene jääb õhukeseks see värk ja igas liinis on väga tugevad liidrid olemas, aga võib-olla selles veerandfinaalis isegi jõuavad, aga ei näe sellist sära ja minekut, et siit midagi suuremat võiks tulla, isiklikult küll ei usu, aga ikkagi väga suurt stabiilsust näidanud Šveits, et iga kord on MM-il kohal ja iga kord saavad grupist edasi, et see on juba omaette väga suur väärtus. See Rodriguez on selles mõttes pull vend, et mul enda jaoks nagu ka iga kord, kui ta nimi tuleb, siis nagu on selline tunne, et ikka veel mängib ja siis avastad, et mees on 33 alles, et 141 koondise mängu, nagu oleks nagu mänginud, ma ei tea, mingi 20 aastat juba selline tunne on natukene, et aga võib-olla meil on siis suur turniire liiga palju, et kui teda iga 2 aasta tagant näha, seal ta särab, siis tundub nagu ekstra kõva mend. Mul on ka niisugune tunne, et see Šveits, ta on niisugune sats, kes ei anna kellelegi midagi kergelt, aga tõenäoliselt, kui tulebki nagu, ma ei tea, Portugal või Argentiina või keegi, kes seal vastu tuleb seal järgmistes play-off faasides, siis seal neil natukene jääb väheks. Kas siis ongi see nii-öelda, ma ei tea, X-faktor või staaride siis nii-öelda puudulikkus, et
see, mis võiks neid mänge otsustada, et ma arvan, et sellest võib-olla jääb neil siis nendes otsustavates faasides puudu, aga kindlasti sats, kelle vastu ma arvan, eelistatult keegi ei tahaks mängida, et nad ei anna midagi kergelt. No kui vaadata seda juba natukene tabelit ka, siis nüüd neil on üks 3. koha meeskond vastas, veel ei tea, mis grupis see tuleb, aga siis tuleb K-grupi võitja ja see on siis tõenäoliselt on see Kolumbia või Portugal, nii et seal nagu on nende tõehetk juba võib öelda. Aga mis me siin keerutame, Kanada meie jaoks ikkagi kõige nagu vahvam ja vaatasin 2 aastat ja 1 nädal sai mööda sellest, kui Promise David lõi 2 palli Hiiu staadionil Oskari Forsmanile võrku. Need lõid siis tema viimased väravad Eestis. Siis oli minek, nüüd on MM-il tal laias laastus 45 minutit mängitud, sööt kirjas, esimese puutega värav kirjas ja seda siis mehe puhul, kes oli üle 3 kuu tõsise vigastusega eemal, et siin võib-olla ma alustan sinust, et sul õnnestus ikkagi Promis oma silmaga ära näha seal kuulsas esiliiga B-s, seal, kus mees alustas. Et ma vaatasin esimene Tammeka duubli mäng Kaljo duubliga, kus ta kaasa tegi, seda seal sind ei olnud, küll aga 8. mai 2023 Tartu Coop staadion, mis veel ei olnud Coop staadion siis. Promise David lõi seal värava, 15. minutil Kaljo duubel võitis 2-0, mees tuli seejuures sinna, ta tuli ikkagi selles mõttes esiliiga B-staarina juba, et siis ta oli juba 9 mänguga 7 tükki pannud, et siis nagu teati, et sealt tuleb, aga kuidas see tema staari saabumine oli siis? Sel hetkel vaadati, et tuleb lihtsalt üks huvitav uus kuju, kelle Kalju on toonud, nad tõid ju neid süle ja seljaga. Täpselt too, et ta nagu see päev on eredalt meeles, et ta tuli sinna kohale, kõrvaklapid olid peas, plätud olid jalas, päike paistis ja ise oli ka üks suur päikesepaiste, et naeratus oli näol, tervitas kõiki, mis oli nagu väga selline ebatavaline, et tuled ikka nagu mängule ja siis ootad sellist nagu võitluslikku andmist, et ja ei oota, et vastane nagu tuleks sul siin, ma ei tea, eriti veel inimene, keda sa ei tea, vaata, mingi mees Kanadast varem pole oma silmaga näinud, aga tervitas kõiki, väga sõbralik oli, tegi oma asja ära lõpuks, lõi värava ja mäletan poole ajal siis toonane Tammeka duubli peatreener Siim Valtner rääkis, üritas meile selgeks teha, kuidas tegelikult mees ei ole nagu üldse mingi mängumees, et üritas meile kuidagi enesekindlust sellega sisendada, aga ma arvan, et tegelikult kõik seal riietusruumis said aru, et tegelikult on päris hea vend, et kuigi too, et ta ei olnud vaata veel selline nagu täiesti nagu nende nagu lihvitud teemat, et ta oli selline veel toorik, vajas tööd ja pühendumist, aga tegelikult need asjad olid tal olemas, ta oli selline võitluslik, jõuline ja pallid lõi ta lõpuks väravas, mis siis, et esiliiga B-s, aga see tegelikult oli näha, et see, kui ta nagu tööd edasi teeb, mida ta lõpuks nagu näeme tegi, siis või mängida kõrgema tasemel kui Premium-liiga ja lõpuks jõudis ka siis MM-ile ja lõi siin värava. Sattusid sa ise ka temaga platsil võitlema või su positsioon natuke teine, et päris keskkaitsena ei pea maadlema seal, aga keskkaitsena ei maadelnud, aga väljaku keskel maadlesin küll ja siis seal rippasin tal pükste küljes ja seal sealt sain vist äkki selles mängus siin kollase kaardi ja see oligi selle tõttu, et aga selline korralik, päris raske oli temaga nagu kaasas liikuda ja siis ei jäänudki muud üle, kui lihtsalt rippuda kaasas ja sealt sain kollase kaardi ja korraks tulid tal püksid jalast, aga selline see mäng on ja oli ka siuke elav kuju, et ta ei teinud nagu välja sellest, kui keegi nagu tal seal küljes rippus või kohati ta isegi pannud tõenäoliselt tähele sellest, ta oli lihtsalt nii suur mees ja mängid siin duubli poiste vastu, kes on, ma ei tea, heal juhul 20 täis, et seal oli raske aga ega ta oli ise ka noor poiss ju tol ajal, et lihtsalt 2 korda suurem kui Eesti poisid. Siis ta tegi ikka asju suuresti füüsise pealt. Just, et ta oligi selline, kui palli talle kehasse mängis, siis ega naljalt sa nagu seda kätte ei saanud, või ei saanudki kätte, et ta lihtsalt kattis seda palli nii hästi, kuidagi mööda temast ei saanud, et esiliiga B oli küll siuke tase, et kus ta tegi, mis ta tahtis ja aasta või paar hiljem tegi ta sama asja ka siis Premium-liigas juba, et see areng oli nagu lõpuks märgatav ja lõpuks läksid asjad nagu nii tema kui ka tõenäoliselt Kalju tahtis. Jah, esiliiga B-s siis mehele lõpuks jäi seal 2023 ta ainult mängiski, järgmisel aastal ta oli juba kindel põhimees seal esinduses, aga
vaatasin, et jäi talle siis lõpuks selles mõttes nagu positiivne saldo, et 19 mängu, 22 väravat, et see oli siis esiliiga B sooritus tal. Ja 9 kollast kaarti ka, et tegelikult esimese hooaega mees korjas kõigis sarjades 17 kollast, et noh, see päris Risto Käigo ei ole, aga väga palju puudu ka ei jää, nagu tegelikult nüüd ründaja kohta, nagu, kusjuures mitte ühtegi punast, see mulle silma, aga esimese hooaega siis kõikide sarjade peal 17 kollast, see on ikka ründaja kohta, ikka võimas saavutus, peab ütlema. Et ju ta siis nagu seal maadluse käigus tegi ise ka mingisuguseid liigutusi, aga tegelikult siis, kui see mäng, millest sa rääkisid, oli 8. mail, siis iseenesest aprillis juba olid, Märten, sina saanud Kurega tema vastu võidelda ja saab öelda, et ikkagi hoidsite Promissi 0 ja võitsite 2-0 esimese mängu Kalju vastu Premiumi liigas. Seal ta tuli vahetusest siis mingi paarkümmend minutit. Jaa, mäletan seda väga hästi, sest sellel hetkel seda venda ei teadnud veel üldse. Vaatasid seal mingi suur ründajad üle ääre peale sisse. Ühe korra ka läksin seal omast arvast nagu jõuliselt selga, aga keeras seal küljejoone pealt maha ja panigi jooksu, siis ma olin nagu, et ütleme, et ehmatasin ära, järgmine kord läksin juba reserviga ja hoopis targemine peale ja edasi sai nagu selles mängus sai veel hakkama, aga selleks mänguks tal oli Premium liigas kõva 3 minutit all ka, nii et see tema jaoks oli ka täiesti uus tase. Kure oli üldse talle üks siuke nagu stardilava, mida Kalju kasutas Premium liigas. Tihti oli pikalt, oli pingilist, oli Kurega mäng, kus oli teist mängustiili vaja, kasutatigi jõulist seda, toodi suured ründajad ette, pandi Promis kasti ja alati mängis hästi meie vastu ja sealt ta nagu ütleme, teenis omale jõuga Kure vastu need mänguminutid välja. Aga selle esimeses mängus siis mõtlesin, et päris ohtlik vend on, aga siis järgmised mängud on järsku kõik pingi peal, nagu ei saanud kuidagi võimalust, siis suvel ma ei tea, lähed Kadriorgu mängima, siis jälle meie vastu põhis. Esimene mäng põhis siis 10. juuni, jah, kus ta mängib väga hästi ja siis peale seda nagu ikka pingil, et ise mõtlesin, et huvitav nagu, et kuidas nagu võib-olla ei realiseeri veel kõiki võimalusi ära, aga see, et tal nii palju neid tekib, see on juba nagu päris hea näitaja, nagu tasuks nagu proovida ja lõpuks ta selle koha omale välja mängis ja ei ole tulemustest vaja rääkida, aga tõesti jah, Kure vastu teda kasutati kõige rohkem esimesena, et kõvasti saanud maadelda. Endal võiks ka nagu see Kuressaare meeles olla, et see oli siis 10. juuni, mis on tegelikult siis 3 aastat, 2 nädalat tagasi, kus ta sai oma esimese värava Premium liigas kirja, TNTK-l oli mäng, põhimõtteliselt see oli mäng, kes mäletab, siis kus Henri Järvelaid lõi teise värava kuskilt oma pingi eest põhimõtteliselt, ikka ülikaugelt mängu lõpus. Aga seal ta siis veerand tundi enne lõppu, kusjuures ka olulise värava, sest 0-0 oli sellel hetkel seis. Sisuliselt vaatasin seda videot, et seal Mairo Miil lihtsalt nagu võeti, pandi riiulisse, mindi edasi värava peale, löödi ära tagumisse nurka ja siis nagu vaatasid ka, et tähistas seal kogu pingiga Andreejeviga kõigiga, eks ole, kes temaga tohutult nagu individuaalset tööd vist tegi. Ja siis nagu vaatasid selle pealt ka, et kui mees niimoodi rünnakuid lõpetab täpselt, et kuidas ta siis nagu rohkem ei mängi, siis ta oli järgmises mängus Paide vastu oli põhis ja siis istus jälle, kuni jõudis kätte augustikuine mäng Kuressaarega ja siis mees oli jälle 90 minutit. Kadriorus oli siis see mäng sellise aeg, kus Kalju rändas mööda Tallinna erinevaid staadione ringi ja siis ta seal lõi 2 tükki, need olid tal siis Premium liiga 2. ja 3. värav. Ja kui seda 3. väravat vaadata, siis mis me siin keerutame, sa olid sellele olukorrale võrdlemisi lähedal ja seal nagu sai näha seda, et kui see mees ikkagi otsustab nagu õlgõla vastu duelli tulla, siis on kaitsel raske. Eriti kui tema otsustab õlgõla vastu tulla ja ise otsustab lihtsalt palli peale minna ja ei ole valmis vastu õlgaga panema, et see on üks karjääri ükseid tagantjärgi kurb lõbusam, aga naljakamaid hetki, eriti sõprade jaoks naljakas, aga tuleb osata endale ka naerda ja nagu eile vaatasin, mees lükkas Akanjit samamoodi minema, et selles mõttes häbenema ei pea selles suhtes. Ei ole häbeneda midagi, aga jah, seal olukorras ise olin naiivne ja Promis pani kogu jõu sisse ja suurepärasel Kadrioru murul libisesin seal 3-4 meetrit põlvede peale, põhimõtteliselt otsajoonele. Põhimõtteliselt tähistasin ta väravat põlvili juba enne, kui ta palli võrku pani, et päris valus hetk oli sellel ajal, aga nüüd tagantjärgi on natukene lõbusam ja ei ole enam nii valus, kuna mees kõige kõvemad karjääri teeb üldse Premium liigast niimoodi edasi minnes, et sellist minekut ju MM-il ei ole küll kellelgi olnud, et meil on siin käinud mehi nagu nüüd Raman Hominut, kes on MM-il mänginud, aga et sa lähed Premium liigast ja oled paari aastaga MM-il nagu väravalööja. Tal on ju Kanada koondise eest on ju siiamaani on see saldo on kõva, et kui sa nagu mänguminuteid vaatad ja väravaid, et 4 väravat küll, aga et siis tal on ikkagi vähem kui 90 minuti kohta värav kirjas, et seal siis oli juba ka tunda, aga see kui läks edasi ja eelmine aasta Belgias oli selle värava, kus tal riputi seal 20 meetrit särgi küljes, särk oli seljast ära rebitud, lõi ära ja siis said aru,
et see mees ei ole ei ole tavalise füüsisega, et see on eriline oskus ja ilma naljata ei ole seal Premier League'i klubid siis paarikümne miljoniga vaikselt seal Belgia klubi ukse taga koputamas, et tuleb välja, et see füüsis ei on lihtsalt, et ta oli siin Premium liigas tugev, vaid ta on kõige kõrgemani tasemeni välja, isegi neid suurimaid keskkaitseid suudab oma jõulisusega tõesti nagu täiesti, ongi tugevam nendest, et müstiline mees, kes meil siit läbi käis ja sellest saab nagu pikalt rääkida ja loodetavasti läheb tal hästi, aga tõesti huvitav karakter ka platsil. Väga palju teeb häält, üldiselt positiivne, tuleb sulle sisse, aga siis pärast ei hakka mölisema, pigem teeb mingit nalja või siis tõmbad selle särki või pükse jalast ära ja siis ütleb, et kuule, ma võin sulle pärast mängu anda oma püksid või siukene lõbus positiivne karakter ja äge näha, et talle niivõrd vägevat karjääri teeb. Jah, et okei, kui näed, et mehel Premium liigas lõpuks jäi siis pooleteise hooajaga 39 mänguga 21 väravat, saad aru, et on mängumees, aga ma ei tea, kas sellist lendu üldse keegi oskas oodata, et sa lähed Belgia kõrgliigasse, sa hakkad seal kohe panema, et ükskõik kust sa lähed, see ei ole üldiselt koht, kus nagu hakatakse kohe lammutama, aga tal on kõik asjad kokku loksunud ja seda enam on hea meel, et tal nüüd see MM ikkagi, kodune MM ka veel ei jäänud vigastuse tõttu mängimata. Ja ütleme, kui ma vaatasin seda väravat, mis ta nüüd lõi, eks ole, Šveitsile, siis meenutades tema sooritusi siin Premium liigas, siis seal ta oleks tõenäoliselt läinud nagu toore jõuga panema ja oleks löönud kuskile teisele korrusele selle palli, et kuidagi see on huvitav, et kuidas tal võimeid oli alati algusest peale. Aga väga huvitav oleks, ma ei suutnud tuvastada, et mis see hetk oli, kus tal peas ära klikkis või mida siis kas Nikita Andreev või keegi tegi, et umbes, et sa ei pea 3 meetri pealt iga palli täie jõuga lööma. Et tal see jalgpalli mõistus ka kohale jõudis kuidagi. See on jah, eriti kui ise vaatad Premium liigat ja oled mänginud temaga siis 2 aastat allpool, siis sa see areng tegelikult oli hüppeline, et sa aastaga oled Esiliiga B parimast väravalööja staatusest tõused veel Premium liiga parimaks väravalööjaks ja siis sealt veel edasi omakorda oled Belgia kõrgliigas arvestatav tegija ja nüüd ka siis Kanadas, ta on ju selgelt Jesse Marshall'i olnud mängumuutja, et ta tuli Bosnia ja Hertsegoviina vastu tuli vahetusest, andis väravasöödu, viigipunkt, nüüd punkt ei tulnud küll, aga lõpuks ikkagi ju mäng selgelt Kanada poolelt muutus, kui tema väljakule tuli, et ta pakkus mingi lisakäigu, et aga jah, ma ei teagi, kuidas see asi niimoodi läinud, et ta kuidagi järjest enam on enda mängule mingeid asju juurde lisanud ja kuidas see asi algas siis lõpuks peast, et nagu sa ütlesid, siis füüsilised võimed tal olid olemas, ta on alati olnud võimas ja tugev, kiire, et kõik see oli olemas, aga lihtsalt kuidagi ta mängu IQ või mingid muud sellised elemendid, mis siis algavad peast, need on ta kuidagi saanud enda mängu juurde ja sealt on asi aina edasi paremaks läinud. Ja jah, Kanadal siis tegelikult, kui vaadata seda turniiri puud nüüd juba, siis Lõuna-Aafrika, üllatajad küll, aga kindlasti neid ei saa kergelt võtta, aga nüüd järgmises ringis nendega mängida, kõik võimalused edasi minna. Ja kui siis vaadata sealt veel edasi, et kes neil siis vastu võiks tulla sealt järgmises ringis, nüüd me muidugi laskmata karunahka juba jagame, aga siis ka tegelikult grupp, kus ütleme, et kannatab mängida, et kedagi hirm suurt ei tule, see on siis see F-grupp, kus on Holland, Jaapan, Rootsi praegu mängivad veel edasipääsu peale, et Kanadal võib tegelikult väga, väga okei turniir tulla selles vaates. Aga Bosnia ja Hertsegoviina ka tegelikult ei pidanud siis 3. koha meeskonnana pikalt praadima, et mõned tunnid pärast mängu tegelikult, või ütleme siis nende jaoks, siis meie jaoks hommikuks, aga nende jaoks järgmiseks päevaks oli juba selge, et nad Katari alistamise oma 4 punktiga saavad ka edasi. Neil on siis tegelikult paberi peal justkui 2 varianti, üks on Saksamaa, teine on USA, aga veel hommikul vaatasin mingisuguseid keerulisi arvutusi, et see vist USA on seal umbes 99,9%, et ainuke asi, millest minul kahju on selle mängu juures, on see, et Edin Džeko väravat kirja ei saanud. Oma väravaks pandi see, aga oleks veel üks äge lugu juures.
see oleks olnud jah, Bosnia ka alustas täitsa soliidselt, Kanadale ei andnud midagi lihtsat ja ütleme, et tegid oma ootused ära, oodati ja loodeti, et nad võiks ju grupist edasi pääseda, sellega saadi hakkama erinevalt näiteks Tšehhist, kes oma koosseisu ei suutnud ära kasutada, Bosnia oma on juba ära teinud ja siit edasi on kõik suur boonus, nii et kui selle järgi mäng USA-ga arvatavasti mängivad, Kanadaga esimene mäng said ilusti hakkama, USA-le ka kindlasti midagi lihtsalt ei anna, päris head sellist küpset kogenud jalgpalli mängivad, kus vastastele niisama lihtsalt seal võimalusi asju ei lasta tekitada, USA tuleb kindlasti väga intensiivselt seal peale, aga lihtne neil Bosniaga ei ole ja Bosnial tõesti saab riik oma meeskonna üle uhke olla, kui siin mõned suured nagu Türgi on välja kukkunud ja kogu iseennast ja kogu riik alt vedanud, siis Bosnia väike riik on MM-il play-off edasi saanud ja nojah, kui neil seal see Alaj Begovic, 18-aastane vend, selliseid väravaid veel lööb, siis peab see USA ka natukene ettevaatlik olema juba. Pole paha. See on üks, ütleme jah, korralik šokk oleks see kõigile üle maailma, eriti USA-s, aga võimalus selleks kindlasti Bosnial on. C-grupis Šotimaa vajas Brasiilialt vähemalt punkti, ei saanud midagi peale 0-3 kaotuse, et kui sa ise nagu Viniciusele võimalusi kandikul ette kannad, siis ongi nii, et sellel mehel on ka nüüd turniiril 4 väravat, kõigis 3 mängus löönud. Kuskilt juba otsiti välja, et Brasiilia eest mõned mehed on veel löönud, Brasiilia on alati maailmameistriks ka tulnud pärast seda, kui esimeses 3 mängus sama mees on skoori teinud, et kui veenev see Brasiilia praeguste mängude pealt tundub. Et nad nagu justkui on, väga imelik on öelda Brasiilia kohta must hobune, aga nad on justkui olnud enne seda turniiri ka selline meeskond, kellelt nagu ühtepidi hirm palju ei oodata, sest et seal nagu nad ei ole nii säravad, kui nad on mingitel aegadel olnud, aga teisest küljest vaikselt tundub, et saavad ennast käima iga mänguga aina paremini ja kui sul on Ancelotti ja sul on ikkagi mõned sellised mängu muutvad staarid, Neymar tuli ka nüüd platsile, eks ole, palju ta muudab, aga emotsionaalselt annab ikka juurde. Et tasub sellesse Brasiiliasse nagu aina rohkem uskuda, või? Mina arvan, et tasub, et nad on siin mängult seda asja võtnud ja Marokoga kindlasti mingit pahameelt ja kriitikat see tekitas, et nad sealt võitu saanud, sest Brasiilialt alati oodatakse võitu, aga nüüd tegelikult ju lõpuks midagi suurt lahti ei ole, et alagrupi võit seejärel 2 kindlat võitu ja võib-olla Viniciuse puhul ka, et tema nagu konkreetselt on kerkinud selle võistkonna liidriks ja tema otsa vaadatakse ja ta on nagu seda senimaani õigustanud. Võib-olla isegi natuke radari alt läinud, et 3, kui siin Haalandid, Mbappéd, Messid, Ronaldod on seda peamist nagu tähesara saanud ja seda fookust endale, siis Vinicius ka ju, nagu sa ütlesid, 3 mänguga 4 väravat ja väga muljet avaldava turniiri senimaani teinud ja ma arvan, et Brasiilia nagu ei ole nagu niivõrd suur soosik, kui nad selline varasemad aastad on olnud, või eriti kui 2022 räägiti neist kui nagu ühest nagu peamisest favoriidist, siis see aasta nad seda ei ole, aga ma arvan, et see sobib ka neile, et nad saavadki rahulikult natukene pingevabamalt mängida ja nad ei tunneta seda nagu favoriidikoormet nii palju, siis eriti kui nüüd edasises faasis suurematega peab mängima, et siis koormat ei ole nii palju õlul ja võib-olla see tuleb ka neile kasuks ja jah, miks mitte, Brasiilia puhul ma ei arvan, et ei tasu neid maha kanda ja senimaani neil tegelikult asjad sujuvad hästi. Ma vaatasin ka korra peale nagu sellele, et neil nüüd tuleb järgmises ringis tuleb F-grupi teine, see on siis jälle see samas Hollandi, Rootsi, Jaapani grupp, et sealt siis teise koha meeskond ja kui sealt edasi saavad, siis seal samas tabeli osas on vastamisi E-grupi teine ja I-grupi teine. E-grupi teine meeskond on meil kas siis Elevandilurannik või Ecuador, hetkeseisuga Elevandilurannik tundub tõenäolisem, aga siis selles mõttes on huvitav, et I-grupi teine on ju siis Prantsusmaa või Norra. Ehk et kui Brasiilia võidab ja seal võidab siis Prantsusmaa või Norra selle oma esimese play-off mängu, siis on kohe juba 8-finaalis on päris kõva duell. Et siis saab seal kohe teada, et kas Vinicius või siis Haaland või Mbappé. Et keegi neist on selle järel siis väljas. Eks ta nii läheb, aga ise ka Brasiiliasse päris hea usk tekkinud Ancelotti Maroko ongi väga hea, on seal
tõesti kvaliteeti on kõvasti, uued noored superstarid ka, keda seal suurklubid kõik jahivad, et Maroko lihtsalt ongi väga hea. Brasiilia näitas seal paari nõrkust, järgmise 2 mänguga Ancelotti on need nõrkused suutnud tugevusteks ümber taktikaliselt mängida, et on väga häid muudatusi seal taktikaliselt teinud, nad muidugi natuke kergemad vastased ka, nendega võib-olla lihtsam neid rakendada, aga on tõusvas joones läinud, pingilt on ka kõvasti energiat jõudu tulnud, kas või Arsenali mees Martinelli, seal rahvas ütleb, et see ei ole sama Martinelli, kes Artetal Arsenalis mängib, et täiesti teise minekuga praegu seal Brasiilia koondises ja muidugi Ryan, noor tulevane staar seal ääre peal, väga äge mängumees ja on hea tasakaal seal meeskonnas, ainukene nõrk lüli ongi äärekaitsed. Äärekaitsed on natukene langevad ansamblist välja võrreldes ülejäänud meeskonnaga, aga kui seal keskkaitses on Gabriel Magalhães ja Marquinhos, siis võib-olla saab ikkagi hakkama ja kui Casemiro ja seal Gumares on keskväljal toetamas ka, et võib-olla suudavad need nii-öelda nõrgad kohad ka ära peita, aga mõnel teisel suurel koondisel siin just ääreründajad on kõige teravamad mehed platsil, siis seal võib huvitavaks minna, kui seal mingis lõppfaasis seal näiteks Jamalid või Oliseed või kes seal võivad varsti vastu tulla, et siis vaatab, kuidas siis need Brasiilia äärekaitsed sellega hakkama saavad, aga Brasiilia on muidu küll. Grupist võitja on edasi, tõusvas joones, kõik asjad on tasakaalus ja tõesti, nii suurt pinget neil peal ei ole, nagu tavaliselt seal Ronaldinho dokumentaali vaatasid, siis ikka rääksid sinna, et kui põhimõtteliselt võiduga tagasi tule, on juba ebaõnnestumine, et sellel nooremapoolsel võistkonnal sellist survet peal ei ole ja hetke seisuga ja Ancelotti, ma arvan, ideaalne treener ka Brasiilia-sugusele koondisele, kes lihtsalt hoiab seda vaimsust ja teeb need tarkasid lükkeid, pluss suurepärane meel, et Neymar ikkagi sai terveks, on juba platsil ja play-offis äkki teeb mõne ilusa otsustava liigutuse ka, oleks suurepärane viimane tants talle, ise ka juba jagas uue profiilipildi pani, kus oligi, et viimane tants on käes, ehk siis tegi meele kurvaks päris paljudel fännidel, minul kaasa arvatud, aga loodetavasti suudab ka Neymar siin viimasel MM-il midagi ilusat platsil ka näidata. Jah, 34-selt võiks mõne turniiri veel teha, aga see on suht ime, et tal see keha vastu siianigi on pidanud, et vigastusi on hirmus palju olnud. Maroko tegelikult väikese mis ta nüüd ehmatusega pääses, see on võib-olla palju öelda, aga Haiti suutis ikkagi sisu näidata, et kiitus neile. Koju lähevad, aga minu meelest natukene, kui ma seda mängu veidikene järele vaatasin, siis ma ütleks isegi, et mõnel USA, Kanada või Mehhiko mängul on vähem seda kodumängu vaibi olnud, et Haitil need on ikka täiesti kodumängud on kõik need, mida nad mängivad, et seal see diasporaa on nii suur lihtsalt. Ja arvestades, mis seal riigis toimub, siis elatakse nii võimsalt kaasa, et jah, kodus mängiksid ja lõid ka jällegi Wilson Isidorilt üks turniiri ilusamaid väravaid, aga Marokol ikkagi seda kvaliteeti on nii palju, et mõlemal korral suutsid kohe vastata ja ära võtta, et Maroko ka natukene selline meeskond, jälle väga imelik öelda eelmise MM-i poolfinalisti kohta, et mingid üllatajad või midagi, aga kui nad näiteks F-grupi võitjaga nüüd mängivad, kes tõenäoliselt arvestades, et Hollandil on viimane mäng Tuneesiaga on Holland, et ega võib see hollandlaste minek ka päris kiiresti läbi saada, vähemalt mulle tundub küll, et Marokos on natuke rohkem peidus, kui nad seni näidanud on, et see Brasiilia mäng mingit märki andis, et seal on ju sisu kõvasti tegelikult. Ja ma arvan, et võib-olla Marokole võib-olla isegi sobivad need mängud rohkem, kus nad peavad mängima siis nii-öelda eeldatavalt tugevama vastas vastu, et ma vaatasin see Šotimaa mängu, siis seal ka tegelikult nad domineerisid, lõid võimalusi, aga seal see mäng püsis kuni lõpuni välja 1-0 ja tegelikult Šotimaa lõpus natuke isegi ohustas ka Maroko väravat, et sealt viigipunkti saada ja samamoodi Haiti vastu ka tegelikult midagi lihtsalt ei tulnud, et võib-olla Marokole sobivadki sellised mängud rohkem, kus neil on vastas siis nii-öelda eeldatavalt tugevam, seal samamoodi nad ei anna mitte midagi lihtsalt, et kas või selle eelmise aasta või eelmise MM-i näitel, et kõigil oli seal raske nendega ja ma arvan, et see sama muster kordub ka sellel MM-il ja kui nad Hollandiga 16. finaalis vastamisi lähevad, siis tõenäoliselt üks huvitavamaid vastasseise 32 parem hulgas.
no ja ikkagi Premium-liigast rääkides siis jälle teist mängu nüüd Dominic Simon ka. Väljakul käidud 2 mängu MM-il, et ei sõitnud niisama kaasa, vaid ikkagi eelmises mängus mängis terve poole ja nüüd sai siin natuke vähem 10 minutit, aga tema jaoks ka ilmselt selline elumuutev suvi suhteliselt, et ka ju ei ole ta kuskil suurtes liigades mänginud siin Tšehhit, Slovakkiat pärast Eestist lahkumist ja nüüd on MM-kogemus kirjas 3 mänguga, et ja noh, veel sellise rahva ja publiku ees, eks ole, seal peaaegu 70 000 oli ja minu meelest neist 68 000 publiku number, et noh, minu meelest neist julgelt mingi 65 000 olid Haiti poolt, et vahva lugu jällegi. Ka 3 aastat tagasi mees mängis Premium-liigas ja oli nagu tubli mees, aga ei midagi erilist, aga näed, elu teeb keerdkäike. Maroko koha pealt tooks selle ründaja Seivari ka veel välja, kes siin suure summa eest, isegi ootamatult suure summa eest Hollandi liigast Bayern München endale soetas, et on nüüd igas mängus värava löönud ja eelmäng vaatasin veel seda Šotimaa väravat, mis ta lõi seal teisel minutil. Tahaks seda infot, mitu kilomeetrit tunnis see löök oli, see oli ikka täiesti uskumatu pauk seal 0 nurga, nii-öelda Aguero-lik löök, aga veelgi tugevamat lihtsalt sinna taha 9-sse kinni, need väravat ei jõudnud käsi ülessegi tõsta, polnud lähedalgi, et päris võimas ründaja Marokol ja huvitav, jah, kas ta juba uuel aastal hakkab seal, järgmise hooajal hakkab Bayernis tegusid tegema või alguses on nii-öelda geeni varjus koolitatakse välja ja hakkab siis kollitama, aga on jah, Marokol igas liinis olemas väga tugevad liidrid, ägedad noored talismanid ja hea kombo koos ja Hakimi tõeline liider neil ikka seal meeskonnas ja ikka võimas vend seal parem ääre peal, sealt ei tule mitte kedagi läbi, nii et Maroko, eeldame siis, et tuleb Maroko-Holland, ma arvan, et täiesti 50-50 mäng ja seal lõpuks Holland saab nii-öelda tõelise proovikivi. Jah, Maroko ka, ma ei tea, kuidas neil kodumaal sellega on, aga mulle ka tundub, et kuidagi pingevabalt mängivad, et ei ole mingit hirmsat pressi peal ja tuleb välja, et nii saab nagu päris hästi jalgpallis, et kui väga ei suruta. Mis arvad, kas Brahim Diaz järgmise penalti ka tšipib? Julge mees, kui teeb seda. Tema puhul ei välistaks, aga jah, saame näha. Et noh, Šotimaal nüüd on siin jah, siis selles grupis nagu santseis, et neil on 3 punkti, neil on väravate vahe -3, et noh, tegelikult kui sul oma peatreener juba ütleb ka, et kuule mehed, et noh, me sõidame koju siit. Pani nagu meeskonnal vaimu valmis, aga noh, tegelikult ka see võib siin juba tõesti saada ülikiirelt selgeks juba siin eeloleva siis ööga meie jaoks, et šotlastel ikkagi sellest 3 punktist jääb väheks, aga noh, tegelikult oleme ausad, nagu grupp, kus sul on Brasiilia ja Maroko, et noh, ideaalis ju oleks võinud saada sealt midagi enamat, aga ei saa nagu väga, väga hullult põdeda ka. Aga kui me nüüd natukene veel tagasi hüppame, siis pidin siin näpuga järge ajama täpselt, et millised mängud olid meil juba eelmises saates jutuks ja millised pärast seda, sest et see kõik sulab nagu üheks tervikuks kokku kogu see MM, aga Messi ikkagi ei saa tast üle ega ümber. Austriale 2 tükki. Nagu teame, siis mees jookseb umbes mingi 7 kilomeetrit mängus, mis on tänapäeva jalgpallis nagu naljanumber täiesti, et kui õnneks jalgpallis nagu veel see ei ole päris see Moneyball, et noh, vaatame nagu ainult statistikat, ainult numbreid, et see Messi istuks seal pingi tagumises otsas kuskil tõenäoliselt, et ei jookse, ei liigu, aga näed, mis tal oli, ma vaatasin 94 sammu minutis vist loeti kokku küll mängust Alžeeria vastu keskmiselt nagu, et noh, võite proovida, et see tegelikult nagu noh, on niisugune vaikselt lased mööda platsi ringi, aga nagu juba Tarmo Rüütl ütles, et parem targalt seista kui lollilt joosta, et mees on õiges kohas õigel ajal ja lööb ära. Ja nüüd on 18 koos, MM-ide kõigi aegade parim väravakütt. Pole paha. Ja MM-i kõigi aegade halvim penaltilööja. Jah, seda ka. Üks rekord, mida ta ei tahtnud, see üks ainus, see on ka. Uskumatu, sul on läbi aegade parim jalgpallur pika puuga ja üks element penaltid, mida ta ei olegi oma karjääri jooksul suutnud nii-öelda selgeks teha, vahepeal oli karistuslööke, oli rohkem sisse kui penalteid, et täiesti müstiline, ei oskaks ennustada või arvata, et sellise asjaga niivõrd keskpärased või isegi kehvad numbrid tal on, aga jah, 2 mänguga 5 väravat kirjas täiesti. Sellist algust aasta 2026 Messilt ei oodanud kindlasti mitte keegi ja olen ka seal erinevad Argentiina analüüse lugenud, Scaloni on ikkagi suurepärast tööd teinud, et kui varasemad treenerid ja kui need ebaõnnestumised olid,
kogu asi ehitati selle peale üles, et Messi nagu tuleb ja teeb, aga nüüd on kogu süsteem ehitatud niimoodi, et Messi saab selles süsteemis rahulikult ise otsustada, mis ta teeb, kogu muu asi toimib. See ei sõltu Messist, aga Messil on võimalus lihtsalt tulla sinna juurde ja panna ja särada ja kogu see vabadus ja kogu see, mis seal ehitatud on, selle peale see süsteem, mis on suurepäraselt tulemusi ka toonud selle Scaloni juhtimisaja jooksul, et Argentiina ka on kõrges mängus sellel turniiril sees ja tõesti head tasakaalu näidanud, väga kõvasid taktikalisi lükkeid näidanud, see, kuidas seal keskväljal rahvastatakse üle see värk ja kuhu need ruumid tekitatakse ja teadlikult meelitatakse vastaseid sinna ruumidesse sisse ja mängivad sellist natuke siuke vanakooli Lõuna-Ameerika siuke petmismanöövreid ja selliseid asju on palju, mida tänapäeval paljud tipptreenerid, tippmeeskonnad enam ei rakenda, aga Argentiina kuidagi oma juurtele truuks jäänud ja seda on äge näha ja Messist uskumatu. Siin ei oska isegi kirjeldada seda, mida see mees korraldab siin. Minu jaoks nagu selles mõttes see on tore, et tal nüüd penaltid lüüa ei oska, sellepärast, et see tekib tunde, et ikkagi inimene. Et mingi nõrkus on ka, ükskõik kui hea sa oled, ükskõik milline geenius sa oled, et siis mingi asi on, ma ei tea, äkki seal siis on nagu see, et seal paned selle palli punktile ja siis nagu pead mõtlema ja kõik see, et tal võib-olla ta ei tegutse nagu siis instinktiivselt, nagu ta tavaliselt mängus tegutseb tihti peale, et äkki see on siis nagu see, mis takistab, sest 77%, see on penalti eksperdina, sa võid öelda, see on suht tagasihoidlik näitaja siiski karjääri jooksul. 149 korda ta on klubi ja koondise eest löönud ja 33 on eksimust on ka. Seda on ikka päris palju. Seal oleneb kohast, mõnes on 76, üldiselt XG-ks loetakse 0,8 penalti puhul, et seal võib olla mingi instinkt tõesti, sest Messi instinkti nägime ühe selle värava puhul, kus talle see sööt pandi, viimasel hetkel oli veel rikošett ja suutis oma sealt keha kõrvalt ülevalt selle välisküljega niivõrd pehmelt ette võtta, et see lihtsalt soovitan aegklubis veel seda järgi vaadata. Ja et seda ei õpi kuskil. Nagu seda väikest rikošetti, mis seal veel enne oli, mis muudab kogu seda pilti ja lihtsalt nagu liimiga pall ikka jala küljes ja lõpus lõi seal peaaegu topelt jalga vahelt selle palli kuskilt ruumist ikkagi sisse. Tavaliselt ta sealt ei lähe niimoodi libistades kuidagi raiuma seda palli sisse, aga nägi, et on õige hetk ja läks pani ära, et müstiline värk ja väga lahe, et saab veel selliseid sooritusi nautida siin MM-il. Kas me nagu Argentiinast ikkagi ju saame rääkida juba puhtalt Messi tõttu kui selgest soosikust turniiri. Et praegu nagu vaadates siis neil paberi peal tundub see play-off puu ka päris hea ühe väikese aga kohe selle juurde jõuame, et mis mulje nad sulle on jätnud? Samamoodi, tegelikult ei tahaks nagu paigutada neid, ma ei tea, Prantsusmaa, Hispaania, kes minu jaoks on kaks nagu kõige suuremat soosikut, et ma nendega samale pulgale neid ei paigutaks, aga nad on ikkagi selline tugev punt, kes suudab ükskõik mida sealt välja võlud, aga see suuresti sõltub ka sellest, kuidas Messi mängib, et tema on suuresti selle mängu A ja O ja kõik selle ümber nagu tuleb sellega kaasa, et positiivne on see, et nad ei ole ühtegi väravat seni lasknud ja Austria vastu ainult üks raamilöök, et Martinesel senimaani turniiri jooksul liiga palju tööd pole olnud, aga ohumärk võib-olla ongi see, et eile 39 aastaks saanud Messi on kõik väravat löönud, et ma ei tea, kui jätkusuutlik see selles mõttes on, et senimaani asjad on toiminud, aga kindlasti mingi hetk oleks vaja ka teiste meeste panust, et ma arvan, et see nagu lõppude lõpuks nagu täiesti nagu nende maailma tipptiimide vastu see niimoodi jätkuda ei saa, et sealt on vaja ka nagu teiste meeste panust, aga senimaani see asi nagu töötab. Ja nagu sa mainisid, siis instinktide pealt mul selle Messi esimese väravaga, mis ta Austria vastu lõi, oli selline déjà vu tunne, et on nagu korduvalt löönud neid cutback'e sealt 16 kasti joone pealt alla nurka paigutanud, et selline tunne tekkis, et see element mängust on tal võib-olla isegi paremini käpas kui penaltite löömine, et ta nagu järjepidevalt nagu lööb neid sinna alla nurka ja kui kogu 300 mängu vaatasin, siis Tarmo Kink ütles ka, et tulekski lihtsalt üks vend panna, nagu iga kord, kui Argentiina või Messi mängib, siis üks vend seisab seal 6 kasti joone peal, et sealt nagu mitte mingi valemiga ei saaks Messi peale lüüa, aga ometi ta jõuab sinna, ometi tal on see vaba ruum ja sealt lööb ära ja
no karta on, et kui sinna panna see vend, noh, siis ta leiab mingi teise koha lihtsalt, eks ole, aga see oli jah minu jaoks ka selline, noh, Barcelona aegade Messi värav nagu täpselt, et kui mõne mängija puhul noh, mingi element nagu tuleb silme ette, et kuidas ta teeb oma asju, kuidas ta lööb, siis minu meelest nagu Messi puhul see on ikka natuke tema kaubamärk juba täiesti, et ta on seal tsoonis, eks ole, et ta on seal iga jumala kord, ta on seal täiesti vaba jälle, noh. Et kuidagi ta suudab need kõik maha raputada seal ja leida selle koha. Ja Almadaga oli ka see, et kes tal seal pallis jalga vahelt jättis, ta nagu teadis, et seal on üks mees, konkreetselt Messi, et ta pidanud vaatama, ta lihtsalt lasi jalga vahelt läbi ja teadis, et seal üks vend on olemas, buum, alla nurka, 1-0 Argentiina peal ja vahel see jalgpall on ikka lihtne mäng ka. Ja noh, tegelikult Messil ju tolleks hetkeks, või noh, kuni sinnamaani tegelikult mäng ju liiga hästi ei õnnestunud, et esiteks penalti eksimus, seejärel ka mingid pallikaotused ja asjad, et ta oli kuidagi nagu mängust välja lülitatud, aga siis üks õnnestumine ja kogu mäng oli nagu ümber pööratud. Messi tundis vabanemist, Argentiina meeskonnakaaslased olid ka õnnelikud, et nende meeskonna suurim staar, kapten ja noh, paljude jaoks ka iidol sai siis värava kirja ja see on hea point, et ärme ära unustame, et tegelikult päris paljud mehed, kes seal Argentiina eest mängivad, et noh, saad oma iidoliga koos mängida lihtsalt, see on juba tohutu saavutus MM-il ka veel. Aga vaatasin seda, et nad mängivad nüüd H-grupi teisega, kes noh, ütleme, see võib olla näiteks Uruguay, aga pole üldse välistatud, et see võib olla Hispaania. Selleks ei ole vaja mitte midagi muud kui noh, üllatust, aga siiski nagu lihtsalt Uruguay võitu Hispaania üle. Ja kui Roheneeme saared ja Saudi Araabia mängivad viiki, siis ongi Hispaania alagrupi teine ja läheb Argentiinaga kokku ja kusjuures, kui Hispaania peaks Uruguay'le kaotama ja Roheneeme saared võidavad, siis Hispaania on üldse alagrupis 3, ehk hakkab nagu veel rohkem see kaarte segama seal kõik. Et näed, ei maksa öelda, eks ole, et see kolmandate kohtade süsteem ja kõik see, et see on nagu jura mingisugune, et võib väga huvitavaid olukordi tekitada. Aga muidu, kui vaadata, kui nagu asjad lähevad nii-öelda seaduspäraselt, ehk Hispaania võidab grupi ja ei lähe argentiinlastega kokku, siis tegelikult Argentiinal on päris soodne see minek sealt, et kui vaadata, kes nende võimalikud vastased on, siis grupist, kus nagu ühtegi väga järgmistes ringides, kus ühtegi väga suurt meeskonda ei ole, et näis. Prantsusmaa, Norra, mõlemad edasi, noh, siin ei ole tegelikult, tundub, et Messi kogu aeg, eks ole, 18 väravat, kõik vägev, aga Mbappé pani ka jälle 2 tükki ja on nüüd Klosega koos ka 16 peal ja vaatasin, et noh, mis tegelikult ikkagi Mbappé juures on muljetavaldav on see, et ta läheb ju noh, neid tippe vaadates sellise Gerd Mülleri tempos, et mäng ja värav. Mülleril oli vist siis 14 väravat 13 mänguga ja noh, okei, Just Fontaine kunagi lõi 6 mänguga 13, aga noh, need olid natuke need, nagu mulle meeldib öelda, need on need seapõiega mängimise ajad, et natuke teine, et Messist palju juttu, eks ole, aga kui vaatame, noh, Mbappé, Haaland ikkagi suutsid jätkata seda, mida nad esimeses voorus tegid, et sealt püssidest võib ka päris palju pauku tulla veel. Noored staarid jätkavad väga kõvas tempos, Haalandi puhul muidugi küsimus, kas Norra hakkab siin iga kord MM-ile kvalifitseeruma, et seda palju aastad on nii-öelda juba noh, mõni hea MM22 on juba raisku läinud nii-öelda, aga Mbappé paneb tõesti uskumatus tempos ja tuleb põnev grupi viimane mäng nende vahel. Haaland pani seal juba natukene mõttemängud teele, ütles, et vahet jälle me kaotame ja Prantsusmaa niikuinii võidab MM-i ära, aga meil on kõik hästi ja et Norral rahvas lootis ja on need lootused ikkagi täitnud. Tugevad Senegali suutsid ka korraliku mänguga 3-2 võita, 6 punkti tabelis kirjas, saavad juba MM-i üle uhked olla, aga kindlasti tahaks veel ja vähemalt 16 parimas ikka edasi pääseda. See Prantsusmaa mäng tõesti läheb, kuidas läheb, aga top 2 grupis on neil garanteeritud, nii et elame küll kõvasti Norrale kaasa ja oli üks Norra sõber oli tribüünil ka seal kohal ja ikka noh, tõesti see mängueelne päev, see mängupäev, see staadionil, mis seal toimus, see on ikka midagi erilist sellel Norra rahvusel ja on nii-öelda suudetud lõpuks leida uus selline asi, kui see Islandi plaks võeti, mitmes kohast võeti üle, oligi tükk aega selline, siis suutsid oma sõudmisega nii-öelda uue asja välja mõelda või taaselustada ja on tõesti korraliku lainena selle MM-i üle võtnud ja säravamaid fännide tegemisi. Times Square'i ikkagi nagu neid sõudjaid täis paned, siis on juba päris hästi läinud, ma ütleks, et ka nagu mänguväliselt.
aga kes ikkagi nagu selgub, ei taha ka alla jääda ja pani meil ka suud kinni, et eelmises saates, ütleme siis nädala eest, üle-eelmises saates esitasime selle provotseeriva küsimuse, et noh, kas kuningast on nagu kaigas saanud, et Cristiano Ronaldo esimene mäng täiesti aia taha, kõik näitasid näpuga, nüüd pane nädal juurde, mees on esimene mees, kes on 6 MM-il värava löönud, noh, vaata, et siin Messi peab ühe turniiri veel tegema, et saaks selle ka jälle, selles osas ka ühele pulgale jälle. Ja 2 tükki kokku, lisaks veel väga hästi lõpptulemusena karistuslöögi jättis seal sõbrale veel, juba hakkasid lendama ka seal, et ma olen tagasi, noh, kõik see, eks ole, tähistamised, need ammu enne seda, kui Siu tulid ikkagi ära kõik kallistamised kogu pingiga, eks ole, et seal see nagu ei olnud juhuslik, seal oli minu meelest oli vaja näidata, et meil on tegelikult kõik hästi, Bruno Fernandes ei käi rusikas taskus ringi, et miks sa palli läbi ei lase mulle, kui ma olen paremal positsioonil ja nii edasi, et Portugali seis tegelikult ju täitsa okei, et viimases voorus, noh, Kolumbiat oleks vaja võita, sellepärast et grupi võiduga saaks võib-olla natukene parema vastase järgmises ringis, aga nagu mitte midagi hullu ei ole ja noh, tegelikult on hea meel selle üle ka, et Ronaldo ka ilmselgelt ei olnud oma viimast sõna veel öelnud ja ma arvan, et ei ole praegu ka. Respekt Ronaldole ja muidugi väga hea meel, kui eks see peagide parim mängijad sai ka nüüd nii-öelda viimane superstar, kes sai ka siis jala käima, jala soojaks ja tõesti esimene mäng oli kehva, aga nüüd nagu Ronaldo alati mitu mängu järjest ta tavaliselt ei ebaõnnestu niimoodi ja isegi 41-aastasena näitas, et on endiselt mängus sees. Muidugi siia tulles vaatasin huvi pärast üle, oli nagu niisugune tunne, et aja jooksul Portugali koondises ka ta on nagu nendele Stan lõpuga koondistele palju lammutanud ja koondise karjääris väravaid löönud, aga võta näpust, kõigest Kasahstanile 2 tükki ja nüüd pani Usbekistanile 2, et midagi ei ole, sealt ta pole üldse neid koondise väravaid kogunud ja praegune Usbekistan ei ole üldse selline niisama punt, kellele ka lüüa, seal on kas või Husanov kaitses olemas, et kõva mäng Portugalilt, võtsid ennast kokku selle esimese uimase mängu järel ja Ronaldolt ka, ikkagi tõesti vastus kriitikutele ja on tema ka mängus sees, muidu Messi hakkas juba selle turniiri väravate arvuga jõudma Ronaldo MM-ide kogu värava summale lähedale, aga nüüd on vist 10 endal koos finaalturniiridel ka ja suutis selle kuival olemise seeria lõpuks ära lõpetada, nii et Ronaldo ja Portugal on mängus sees tagasi ja see MM-ile ainult tervitatav. No see on ikka sõge ka, 230 mängu koondise eest, 145 väravat ja tõesti, noh, ütleme, ei ole ju kuskilt Euroopast neid stanne ka nii väga võtta, eks ole, et kellele sa siin lööd, ma ei tea, 5 kaupa. Et muljet avaldav ikkagi. Ja 41-aastase mehe kohta, ta vahel tõesti liigub nagu 41-aastane mees väljakul kohati, kui seal 20-aastased vastas jooksevad, aga selles mängus minu meelest ta sai nagu paika selle, et oma energiat õigetel hetkedel õiges kohas jagada, umbes nagu Messi, et sa võid 88 minutit jalutada, aga kui siis 2 minutit on mängus, kus sa oled täpselt õigel ajal õiges kohas ja lööd ära, siis keegi ei räägi sellest pärast. Ja Ronaldo, mul endal tekkis ka naeratus näol, ma pole kunagi Ronaldo fänn või poolehoidja olnud, aga kui selline niivõrd suur jalgpallilegend skoorib maailma suurimal laval ja arvestades kõike seda juttu, mis nagu enne mängu tema suunas oli, et palju kriitikat, sellest tulenevalt ka palju pinget tema õlul, aga ta suutis sellega hakkama saada, lõi värava ja oli näha ka samamoodi, nagu Messi puhul rääkisime, et oli sellist vabanemist peale penalti eksimust, siis Ronaldo samamoodi, et esimene mäng ebaõnnestus, palju kriitikat, aga ta sai sellega hakkama, nagu ta on ka varem terve karjääri jooksul saanud. Et see vabastas, ma arvan, nii Ronaldo kui ka nagu kogu selle Portugali koondise ja lõpuks kui mis tahes 41-aastane lööb MM-mängus 2 väravat, siis see on nagu suur saavutus, aga et seda tegi ka Ronaldo ja sai nüüd ennast käima, siis seda tegelikult on neutraalse jalgpallifännina tore näha. Jälle ikkagi üks lugu ja legend saab nagu uue peatüki juurde, siis sellest tõesti see MM minu meelest kubiseb nagu täiesti. Iga päev toob mingisuguseid asju, et kas või, ma ei tea, Modric, eks ole, oma 200. mänguga siin ja kõik jääb kuidagi nagu täiesti teiste varju, eks ole, et
kurb natukene isegi. Muidugi see on Modric, kes ei trügigi nagu kunagi kuskil esiplaanile, aga ikkagi äge, et tegelikult jah, kui nüüd Ronaldo ja Portugal peaksid siis alagrupis seal Kolumbia vastu teiseks jääma, sest ja selleks neil on vaja Kolumbiat kindlasti võita, et esikoht saada. Kui nad teiseks jäävad, siis nad läheksid kokku L-grupi teisega, kelleks võib olla siis kas Ghana või just nimelt seesama Horvaatia. Ehk et seal vanad sõbrad võivad nagu jälle kokku ka saada. Aga Inglismaa, kes on nüüd siis olnud sellel turniiril see suurtest jalgpalliriikidest see meeskond, kes viimasena mängib praktiliselt alati, mõlemas siis voorus ja neil erinevalt teistest suurtest nagu väga hästi ei läinud. Tundub, et Ghana need igasugused nõidarstid ja sortsid ikkagi natukene teavad, mis nad teevad, et näed, üks ütles, et panen selleks mänguks, et muidu mul ei ole inglaste ja Keini vastu midagi, aga selleks mänguks ma panen ikkagi mehele needuse peale. Ja 86 minut ja Kein paneb sellest kohast, kus ta kinni silmi ära lööb palli taevasse, et töötas. Ei saanud Kein siis seal Mbappé ja Haalandi kombel lisa, et aga samas ega inglastel nagu midagi lahti ka ei ole, et selliseid mänge viskab sisse, et Ghana oli tulnud selgelt lihtsalt oma seda punkti võitma, et nad saaksid 4 kokku, saaks grupist edasi, said selle kätte. Tuchel natukene seal juba nurises, et tähistasid nagu maailmameistriks tulnud, aga see ei ole Ghana probleem nagu, eks ole. Ja nagu Ghana jaoks kõik hästi ja inglaste jaoks pole ju ka midagi viga, et lõpus ikkagi, mängu lõpus ju näidati, et kui on vaja, siis saab selle vurri käima küll, lihtsalt enamasti Kein lööb need ära, oleks ta ära löönud, siis me ei räägiks sellest ilmselt nii palju. Ghana tegi väga head järeldused Horvaatia-Inglismaa mängust ja Inglismaa tugevuste pealt ja kõik need tugevused suudeti kinni keerata seal, kui muidu Harry Kane langeb seal madalale ja tekitab seal probleeme, siis Ghana oli nii-öelda sellises tagurpidi kuusepuus seal, kus Toomas Partey oli kaitseliini ees, ei leidnud 5 kaitseliini peale, mindi 4-ga. Partey oli seal ees ja seal 2 keskkaitset ja Partey tekitasid sellise 3 nurga, mille vahel kogu aeg Kane oli kinni, ruumi ei leidnud, seal järgmised poolikud tõusid nende ründavatele poolikutele peale, et väga hästi suutsid vastumeetmed leida kõikidele Inglismaa tugevustele ja hoopis vähem voolav oli see Inglismaa mäng kui Horvaatia vastu, kus näidati tõesti suurepärast mängu, alustati turniiri väga hästi, kohe tõsteti nad väga kõrgele, kohe üheks favoriidiks ka, kui nad sellist mängu Tuchel suudavad näidata, aga nüüd Ghana näitas, et tuleb nii-öelda Inglismaal ka erinevaid käike seal varus hoida ja niivõrd lihtsalt neil see asi ei lähe, nii et Ghanalt taktikaliselt tõesti küps esitus ja natukene võib-olla oli seal esialgu selles mõttes kaitses õnne, koduraamid asjad, aga rünnakul ju Ghanal jäi üks selle MM-i võtaks kõige kindlam penalti jäi Ghanal teenimata, mis üldse võib-olla andmata on jäänud selle MM-il, et tõesti ei ole veel ametlikku selgitust või vabandust või põhjendust näinud, et kas tegu oli eksimusega, millega oli, sest kui me siin vaatame tagasi, eks ole, see oli küll UEFA, aga et kui see Kukureia käemäng, siis vist läks mingi kõva 1,5 aastat enne, siis kui tuldi kuskilt selle paberiga, et kuule tegelikult oleks pidanud penalti olema, et see võtabki aega tõenäoliselt. Et see oli jah tõesti, siin enne karutasime, et kui mõnikord vaatad mängu on see, et üks arvab, et on penalti, teine arvab ei ole, seda vaatasid, ütlesid, kui see ka penalti ei ole, siis mis üldse penalti on, aga lõpuks ei tulnudki penaltit, et jalgpall üllatab ja ikkagi kohtunikud ja inimesed teevad neid otsuseid, tuleb eksimusi, tuleb kõiki sisse, et isegi Varr ei tulnud seal ka appi, sest kuidagi tema oli ainus mees, kes selle jaoks ei olnud see ilmselge eksimus ja peatreener Carlos Queiroz ütles ka hästi, tahaks ka mängu ajal kohvipausile minna, mis üpris tabav väljend selle kohta, sest ma loodan talle mingisugust trahvi ei tule selle eest, et sealt vist kannataks väänata, aga tegelikult ju nagu kogu maailm mõtles sama asja. Ta ütles seda, mida kõik arvasid ja mõtlesid, pluss ta ise ütles ka, et ta lähenes sarkasmiga, et mitte kehvemini või tooremalt öelda, et mingit karistust saada, nii et usun ja loodan, et ta pääseb, aga tõesti tahaks kuulda, kas seda ametlikku seda lihtsalt, et asi oleks selge, aga jah, Ghanal seal ei olnud õnne ja Gonzalt päris müstiline tegutsemine kaitses sealt selja tagant hüpata ja siis põlvedesse lüüa, et väga selline
mitte keskkaitselik täkkel oma kastis, väga huvitav tegutsemine. Vahel sellised kaitsetööd tegevad nagu õudselt meeskonnal appi tulnud ründajad, näeme nagu sellised, ma nüüd lähen hüppega, võtan selle palli ära, aga jah, suht kogenud keskkaitsjana sa lähed seal, ei tea, mis ta mõtles täpselt, et mingi üks teooria, mida ma nüüd ei tea, palju seal tõde on, aga mida nagu, mis mulle silma jäi, oli see, et selle MM-il on võib-olla antud videokohtunikele nagu natukene need suunised, et kui kohtunik, et see on ikkagi nagu, see on selline hinnanguline olukord, eks ole, et kui kohtunik on otsuse teinud, et siis ära rohkem torgi, aga et kui see plaan nagu oli, siis ütleme, et siin ikkagi mindi sellega nagu selgelt liiale, et selles mängus tegelikult oli ju teine olukord, kus selle sama mehe, selle prints Kvabena Adu võttis väljaspool karistusala maha Jordan Pickford. Et seal seal kumbki nagu ei jõudnud pallini, et seal kaks meest jooksid eri suundadest, jooksid kokku, aga seal juba tekkis küsimusi natukene, et kuidas see ei anna üldse mitte midagi, või tegelikult vead ta andis siis kanalasele. Et sealt juba oleks võinud miskit tulla ja ütleme Kana, kuna nad edasi said, eks ole, oma selle 4 punktiga sealt, või saavad tõenäoliselt, eks ole, siis nad nagu väga ei nutnud, aga ilmselt oleks see mäng nagu teistmoodi lõppenud, siis sellest räägitakse oluliselt rohkem, et jah, inglased ei saa siin nagu kurta küll liialt, et olgu oma punktiga õnnelikud ja eelmisel MM-il tegelikult 4 aastat tagasi läks neil samamoodi, et ka esimene mäng kõik näpud püsti, suur võit, teine mäng nüri viik, lõpuks tuli ikka selline enam-vähem okei turniir, et näis, neil tegelikult on ju nüüd viimane mäng on Panamaga, paned selle kinni, oled grupi võitja, võib nagu elada küll. Aga Horvaatias tegelikult meil nagu servapidi oli juttu, et vähemalt minule nad on olnud väikest viisi pettumus, et ega nüüd see Panama ei ole ka mingisugune lükata tõmmata võistkond päris, aga 1-0 ikkagi selline tagasihoidlik võit mängus, kus oli nagu kohustuslik see võtta ja just nagu järgmiste ringide peale vaadates ja vaadates ka seda, et kõigepealt tuleks nüüd ikkagi see Ghana ära võtta. Ja siis nagu on mõtet nagu kaugemale üldse vaadata neil, et ei tea, kas Horvaatial natukene see mingisugune, ma ei tea, see kuldne põlvkond on nii ülekasutatud väljend, aga et kas see nagu parim aeg on natukene möödas sellel koosseisul äkki või? Kardan, et küll tegelikult Horvaatia väga sümpaatne koondis, vähemalt minu jaoks, ma arvan, paljud teised ka nõustuvad, et 2 MM järjest olnud 4 paremulgas ja kardan, et see MM seda ei juhtu ja Ghanaga tulebki see päris korralik andmine, sest Carlos Quirozi sats, see on mõlemas mängus nagu niivõrd ära tsementeerinud oma kaitseliini ja kui nad nagu 180 minutiga ühtegi väravat veel pole lasknud, siis küllap tuleb ka Horvaatial korralik nuputamine ja muukimine, et sealt värav saada ja võit samuti, et ma arvan, et Horvaatia ma ei ole kursis, et kuivõrd palju nagu neil endal ootusi ja lootusi nagu MM-eel peale pandi, aga mingil määral tundub see nagu mõistetav ja arusaadav, et keegi ei paigutanud neid taas sinna kuhugi poolfinaali juba eos ära, et pigem ongi vist tõenäoliselt kõige loogilisem lahendus see, et neid vaadatakse mänguhaaval, kindlasti samuti meeskond, kellega keegi nagu pigem ei tahaks mängida, sest nad on salakavalad, selline võistkond, kes ei anna nagu mitte midagi lihtsalt ära, et nendega tuleb alati nagu lõpuni võidelda ja tegelikult Inglismaal ka ju tegelikult oli tükk tegemist, et see võit kätte saada, et nad on üllatusvõimelised taaskord, aga jah, ma ei paigutaks neid päris mitme koondise vastu nagu nii-öelda eeldatavaks soosikuks võrreldes nagu 4 aasta tagusega näiteks. Jah, vaadates, kuidas nad sealt valiksarjast ka läbi tulid, et Tšehhi oli seal selline ainuke tõsiselt võetav konkurent neile, nagu me nüüd sellel MM-il ka nägime, siis Tšehhil ei ole võib-olla parimad päevad praegu, et Tšehhi tuli ju ka play-offist nagu väga napilt üldse turniirile välja ja vaatasin, mis see Horvaatia grupp oli, et seal oli neil Tšehhi ja siis neil olid Fääri saared, Montenegro ja Gibraltar, et selle pundiga võib nagu mängida küll täiesti, et sealt tuled võib-olla kaotuseta läbi, aga jah, et ka see Inglismaa mäng ikkagi mingisugused nende vajakajäämised nagu näitas ära, et kui nad on ka nagu rohkem selline meeskond, kes nagu tahab ikkagi võib-olla ise ka asju teha ja palliga mängida, et siis seal tulevad mingid nõrkused välja. Ma arvan, et see on paratamatu ka lihtsalt see standard, mis nad on ette pannud ja see, mida on korda saadetud.
on ikka täiesti uskumatu väike rahvas. Seal 3 turniiri järjes, ma ei tea, poolfinaali jõuda või sinna finaali jõuda, see lihtsalt ei ole juba ammu enam nii-öelda realistlik, ei ole võimatu, aga ei ole realistlik, aga tõesti see, mida Horvaatia on juba saavutanud, see oleks üpris võimatu sellist standardit kogu aeg üleval hoida, et seal paratamatult peavad tulema väiksed sammud tagasi ka, kui su mõned suurimad staarid on juba seal 40 ja teevad 200 mängu, siis lihtsalt see tase natukene langeb ja uusi superstaare ei ole veel selliseid peale tulnud, kes seal otse üle võtavad, et mõni natukene pead tõstab ja midagi näitab ja samas seal kaitseliinis on seal City mehed ja poolkaitses ka Kovacicid asjad, aga ei ole niivõrd hirmtugev ilma ühegi nõrga lülita Horvaatia koondis, nagu siin eelmised 2 MM-i, nii et alagrupist edasipääs oleks juba soliidne ja ma arvan, et seal 16 parima sekka siis võivad küll turniiriga rahule jääda, aga eks kui oled harjunud poolfinaali jõudma, siis südames ikka loodad, et äkki kuidagi kangutab ära, aga ise siin pikka show'd seekord Horvaatiale ei näe. Jah, neil on tegelikult selline hästi kõva keskmine tase, kui vaatad, et enamik meeskonda ju mängib kuskil Euroopa top 5 liigades, eks ole, ja kõik. Aga Horvaatia puhul üldiselt elu on nagu näidanud, et kui isegi praegu võib-olla selliseid väga säravaid noori staare ei ole, siis küll nad jälle mingil hetkel pead tõstavad. Et seal see jalgpalliline kandepind on nagu meeletult hea. Nii palju on siis selge, et jah, millest me siin juba rääkisime, et mingisugused paarid ja mingid tõenäolised paarid hakkavad juba selgemaks saama natukene. Jätkuvalt muidugi, mis tekitab ikkagi segadust, on see, et kui ma vaatan korraks seda play-offi puud, et siis näiteks Saksamaa võib saada endale kolmandaks jäänud meeskonna alagrupist A, B, C, D, F. Et hea lihtne on nagu nuputada. Sakslased on ise edasi, eks ole, võitjana, aga see on nagu, seal on ühesõnaga, ma vaatasin, et seal on nagu FIFA lasi enne seda seal on süsteemid ikkagi, et kes kuhu nagu läheb sõltuvalt sellest, siis kes 2 esimesena edasi saab, et nad liiga vara uuesti vastamisi ei läheks ja kõik, et tabel eri pooltesse ja kõik jutud. Vaatasin, et FIFA andis enne turniiri välja väga täpse, väga lihtsa juhendi, seal on kirjas kõik 495 erinevat varianti, kuhu need meeskonnad paigutuvad, et ühesõnaga mingid asjad on sealt juba ilmselt ära kukkunud, aga et kuskil kontoris on, ma arvan, mingisugune või isegi on mingi kontor, mingi tuba, kus istuvad inimesed, kelle töö on nagu seda näpuga järgi ajada, või äkki tänapäeval AI teeb ära selle, aga et jah, 495 erinevat varianti ainult, ei ole isegi 500. Natuke meenutab omal ajal, kui noorteturniiridel käisid ja seal põhimõtteliselt esimese mängu tegid ära, tavaliselt ütleme, et siis kui läks kehvasti või mängisid viiki, siis juba tegid seal teoreetilisi järgmise 4 mängu kohta stsenaariumid, kui sealt võtame selle, siis saame sinna, sealt tuleb arvatavasti see vastu, et natukene selline meenutab lapsepõlve, et väga palju lahtiseid otsasid ja kogu aeg käib mingi arvutamine ja teoreetilised variandid, et kui läheb nii, siis on seal ja kui on nii, siis on seal, et selline lõbus kõva nuputamine käib ja väga lahtine on, iga päevaga läheb selgemaks, aga praegu on ikka väga lahtine. Samas, mille see nagu ära võtab, on see, et sul nagu viimastes ringides ei ole absoluutselt mõtet ka nagu hakata näpuga järge ajama, et umbes, et äkki oleks mõistlik siin jääda selles grupis teiseks, et siis me saame selle vastase teises grupis mingi asi muutub, pöörab kõik selle pea peale ja siis sa järsku avastad, et sul ongi seal mingi Argentiina vastas, eks ole, kuskil juba 32 parema hulgas, et ei ole väga pointi sellel, et ma ei tea, kas see oli nüüd nagu üks põhjuseid või siis see on selline tahtmatu lisand, et me oleme ju näinud EM-idel ja MM-idel küllalt neid selliseid munaveeretamisi viimased 10 minutit, viik sobib mõlemale ja siis seal tiksutatakse vaikselt. Aga et ühesõnaga igasuguseid neid, ilus sõna on see permutatsioonid, ilus eestikeelne sõna, et neid prognoose ja asju, neid on tehtud, ma vaatasin mingid Twitteri kontod on, mis juba arvutavad täpselt, et tegelevad ka ainult sellega. Nagu meil siin ütleme Eesti spordi üks suuremaid sündmusi viimastel päevadel NBA draft, eks ole, et siis seal ongi nagu ajakirjanikud tegelevad ainult kord aastas selle draftiga, see on nende leib, nad ülejäänud aasta teevad selle nimel tööd, et ma arvan, siin on ka mingid statistikuid, kes nagu on selleks turniiriks valmistunud pool aastat juba, nad on kõik sisse söötnud, välja arvutanud, mis see protsent on täpselt kellegagi kokku minna ja nii edasi. Et seda nagu seda annab teha, aga isiklikult pigem nagu vaataks mänge ja siis vaatame, mis see tabel tuleb. Sa rääkisid enne munaveeretamisest, siis üks potentsiaalne munaveeretamise mäng võib tulla Austria-Alžeeria J-alagrupis, et seal mõlemad
ma ei tea, kas pigem tahaksid äkki teist kohta vältida, sest et sellisel juhul nad läheksid vastamisi H-alagrupi esimesega, kes on Hispaania, et no kui on Hispaania, eks jah, ole. et seal on tahaks uskida, et on, aga et seal läheb äkki nii, et kumbki ei taha seda mängu võita, sest et see, kumb võidab, see jääb teiseks ja peab Hispaaniaga vastamisi minema, et no päris välistada jah, seda ei saa, aga ütleme, et see minu meelest natuke võib-olla vähendab seda võimalust, aga jah, see ütleme, iga grupiga nagu see, või iga mängupäevaga siis nagu see asi, see tõenäosus kasvab, et seal lõpus mõni selline tuleb ikkagi. Sest siis me saame juba teada, eks ole, kes on kus. Ja eriti huvitav võiks olla Bosnia koondis praegu olla, et nad on see kolmanda koha koondisena ootavad seal, et kellega nad vastamisi lähevad, siis hakkavadki nüüd äkki seda tabelit refreshima, et üks päev on üks vastane, teine päev on teine vastane, et läheb korralikuks ootamiseks. No vähemalt said nagu selle paika, eks ole, et sai nagu sealt hotelli vastuvõtust läbi käia ja öelda, et me jääme veel natukeseks ajaks. Ma ei tea, kuhu nad kolivad küll võib-olla mängudeks. Oti, ma vist ei pikendanud, ootavad seal lennujaama lähedal hotellis, millal lennuki peale saab minna, et enne, kui kindel pole, ei saa minna, aga seal seis kehv, aga seal suurtest lugudest MM-il veel, mis nii-öelda võib-olla varju jäänud, kuna nii palju lihtsalt toimub ja nii palju on olnud, tahtsin seda Mohamed Salah lõi ka ikkagi võiduvärava Egiptusele peaaegu, et esimene võit MM-il saavad teise ringi edasi, et ka väga suur lugu väga suure rahva jaoks ja väga suure mängija jaoks, aga on ka väga taustale jäänud, kuna lihtsalt neid lugusid, neid staaride tegutsemise kõik on nii palju, aga see, et kuidas Egiptus on siin paljusid ikkagi üllatanud ja lõpuks nii-öelda Aafrika rahvuste karikal nad alati väga tugevad, aga lõpuks MM-il suutnud ka nüüd head mängu ja häid tulemusi näidata, nii et jah, 4 punkti koos Egiptus ka saab arvatavasti siin play-offi ja teeb kindlasti seal ka järgmisele tiimile peavalu. Miks mitte isegi esimesena? Ma korra vaatan, täitsa, need on praegu alagrupi liidrid ja täitsa reaalne tundub. Kõik on jah enda kätes, et viimane alagrupi mäng oli Iraaniga, kui ma õigesti mäletan, et seal võit ja võib-olla isegi piisab viigist, aga et kõik on enda kätes ja noh, seal selgelt võib-olla all oma standardite esinenud Belgia on viimase vooru ajal 3. kohal tabelis, nii et 2 punktiga, et seal on ka päris huvitav, kuidas see lõpuks läheneb. Seal on päris lahti jah asjad, et G-grupi võidad, siis on tõenäosus näiteks 16 parema hulgas USA-ga mängida, et ütleme, ei ole nagu üldse mitte kõige hullem selline präänik nagu Egiptusel, et sealt võib päris kaugele jõuda. Aga jah, ongi nagu see, et muidu see oleks ju lugu, Salah pärast kehva klubi hooaega, ikkagi Liverpoolist tüliga on nagu palju öelda, aga nagu natuke siga hapu oli see lahkumine, eks ole, seal mingid väljaütlemised ja kõik, et veel viimase liigutusena suudad siis nagu klubi treenerist ka vabastada, et see võib-olla päris ei peaks nagu jalgpallis nii olema, aga kui nüüd natuke liialdada, aga jah, et ainult ühe värava ja sellega ei saa piltigi nagu, et ükskõik kui kõva vend sa oled, aga et kui teised löövad siin 4-5 kaupa, eks ole, juba 2 esimese mänguga, siis eks siis Salah peab natukene juurde panema lihtsalt järgmistes ringides. Jah, sellega meil õnneks 495 erinevat varianti, kõiki neid läbi ei tule käia, et sellega saame praegu vähemalt nagu joone alla tõmmata, aga uued mängud, asjad juba tulevad. Ja uued mängud tulevad meil koduliigas ka, siin on nüüd natukene selline huvitav 3 mänguga nädalavahetus tulemas, et kus mängivad siis Vaprus Kuressaare, Levadia Flora ja Kalju Paide. Ennustused, ma kohe lasen nagu teil ka öelda, te siin tavaliselt kaasa ei löö, need on siis 17. ja 19. voor niimoodi kuidagi kokku lükatud natukene sellesse meie ennustusnädalasse, sest et siin need Eesti klubide euromängud on natukene nagu pilti muutnud ebaharilikuks. Aga vaatan siit Vaprus Kure. On siis selline mäng, kus pakutakse kõike. Et Vapruse võitu pakuvad Raulo Jassar, Heiti Heli, Markus Jürgenson ja Viivatpett. Mina isiklikult ja Laura Jaansen pakuvad Kuressaare võitu ja Kris Ilves on läinud Viigi peale.
mis teie sisetunne ütleb? Märten, sul läks eelmises voorus tegelikult siin nii-öelda sellist jokkerit mängides nagu ju päris okeilt, et panid mõne asja isegi peaaegu pihta, mida vist keegi teine ei pannud, vist oli vist nii lausa. Oli lähedal ja, aga siin pikalt mõtlema ei pea. Pärnuga alati, esiteks minu enda kogu Kureside, aga Pärnus käia alati meeldis, kunagi tean, mis saab. Oli hooaegades, kus käisime Pärnus, tulime tihti 3 punktiga tagasi, vahepeal tekkis seeria, kus ei saanud seal midagi kätte. Nüüd on jälle, ma arvan, kõik lahtine ja kuna tabeliseis nõuab ka, et Kure sealt 3 punkti võtaks, et kogu selle pundi uuesti väga tihedalt kokku viia. No siis oleks võidu korral oleks sama pulga peal Vaprusega. Oleks 5-9 seal kõik jälle ühes koos, siis Kuressaare jaoks on nagu selge rohkem vastu seina ja võiks motivatsiooni veelgi rohkem olla ja pakun Kuressaare võitu. Mina lähen, oponeerin Märtenile ja panen Vapruse võidu, et need suvised mängud Pärnus tundub nagu asi, mis Vaprusele justkui võiks sobida, kui Kuressaare ja Jaani pühateel tegelikult päris heas seisus läks väikesele puhkusele, et võib-olla neile tuli see natuke isegi valel ajal väike paus sisse. Neil oli neljast viimasest mängust on Kurel 8 punkti. 2 võitu, 2 võitu. Ma arvan, et võib-olla see momentum on natuke kadunud ja Vaprus tegelikult ei mänginud ka halvasti enne Jaani pühasid, et ma arvan, et Vaprus võidab. Okay. Pärnus palju segavaid faktorid ka suvel, nii et loodan, et see mängib Kuressaare kasuks. No vaatame. Siis on Levadia Flora, kus on isegi, ma ei tea, kas nüüd üllatavalt, aga selgub, et siit lähen mina soolapunkti võtma viigi pakkumisega. Kõik teised, kaasa arvatud siis Viivatbet pakuvad Levadia võitu sellest mängust. Ebaloogiline nagu ei ole, aga ütleme, ma enda pealt nagu ütlen, et sisuliselt Flora kaotuse korral Flora tiitlivõimalused on ikkagi läinud, võiks nagu öelda. 3. omavaheline mäng sel looajal ja jääb siis 1 omavaheline ainult veel ja vahe suur, et äkki selle pealt midagi tuleb. Mis teie ennustus on? Mina pakun, et ei hakka üllatama, Levadia võidab, see hooglist neil praegu on niivõrd kõva, et ma ei näe, et ükski teine Eesti võistkond saaks praegult Levadiale vastu, et peale Kalju siis. Jah, kes midagi välja pigistas. Et saaks kas või viigipunkti kätte, et aga ma arvan, et see Levadia hoog ei rauge, kuigi derbimängud on hoopis natuke teistsugune mäng, et seal see vorm ja varasemad seisud võib-olla nii palju ei määra, et see õhkkond on natuke teistsugune, aga ma arvan, et Levadia ikkagi jätkab head minekut ja võidab. Ma eelmine kord läksin ka kindla peale, panin Levadia võidu, Kalju lõpuks tegi võimatut, viimasel minutil pani selle valli risturka ja rikkus kõigi ennustus ära, ehk siis aga kuna ma siin jokkerit mängin ja tavaennustusi osale, siis mul ei ole ikkagi mõtet alati siin sama pakkuda, mis teised pakuvad. Kui Levadia on eeldatav favoriit, siis ikkagi Tallinna derbi ja Flora tuleb seal Paide kaotuse pealt ka, ehk siis veel kehvema ja motiveerituma tujuga kui Levadial see pettumust valmistav viik, nii et Flora võitu ma ei paku, aga ma pakun ka, et tuleb üks tuline viik. No ja enne kõike, mida mina tahaks sellest mängust, et Levadia on siin juba vaeva näinud kõvasti ja heategevuslik päev jälle ka sellel mängul, et tegelikult saate nagu kõik head teha, lihtsalt piletitulust suur osa läheb sinna, et tahaks nüüd ühel derbil nagu korraliku publikut ka näha lõpuks, et kaua me elame siin selle mingi 1500 pealt, mis meil praegu rekord on, et sinna kanti, et võiks nüüd nagu eelmises saates just rääkisime sellest, et nagu mängud olid ägedad, aga publikut polnud nii palju, kui oleks tahtnud kaugeltki mitte, et isegi 2 mängu peale kokku, et äkki nüüd siis tuleb korralik minu poolt, ma ei teagi, kas statistikutele või siis Sokkanitel endale üks ülesanne palun välja uurida, kas hooaja nii hilises faasis on kunagi olnud sellist olukorda, kus esimese ja teise koha vahetabelis on sama suur kui teise ja 9. koha vahetabelis. Ja peale järgmist vooru see vahe 2. ja 9. vahel võib olla väiksem kui esimese ja teise koha vahel poole hooaja peal. Päris uskumatu seis.
ja täiesti realistlik, et on peale järgmist vooru on see vahe veel väiksem, aga ise arvaks enda nii-öelda tunnetuse pealt, et poole hooaja pealt päris sellises seisus me ei ole varem Premium Liiga tabelis olnud, aga oleks huvitav faktiliselt ka teada saada, kas selline seis on päriselt. Viimastest aastatest küll ei meenu, aga meil on Siim Pulst õnneks, kes neid numbrinoppeid teeb, et saab talle ette sööta selle ja äkki saame tõe teada. Ja siis on siin üks kohtumine veel, kus vähemalt minu jaoks, nagu kui ma sellele peale vaatan, Kalju Paide, siis on ka natukene üllatav, et üks meil on võrdlemisi suur, siin Viiki pakuvad Heiti Heli ja Jürgenson ja kõik teised, ehk siis Vivatbet, Ojassaar, Kangur, Ilves, Jaansen ennustavad, et Paide võidab. Kui oleks mingi 2 nädalat tagasi selle mängu ette visanud inimestele, siis ma arvan, need ennustused oleks väga teistsugused olnud. Ehk siis Kalju võitu ei usu mitte keegi, kas me siit laua tagant leiame erandeid? See on üllatav, et keegi Kalju võitu ei paku minu hinnangul, sest et Kalju Levadia vastu siin viimases mängus võitles südilt, jah, Levadial oli rohkem palli ja tekitasid rohkem võimalusi, aga Kalju, tuletame meelde, on viimast 2 mängu siin palju võidelnud sellega, et keda siin kaitsliini üldse panna, et kord on 1 punasega väljas, kord on 2 punasega väljas, nüüd on Andreev katusel, jah, et aga ma pikem pakun ikkagi Kalju ja Paide mängus sükest võitluslik viiki, et ma arvan, et see tuleb tuline andmine, aga jah, huvitav, et keegi Kalju võitu pannud, kuigi ise ei pane, aga tõesti siin lisamotivatsiooni Kaljule juurde, aga ma ka, kuna eelmine mäng oli näha vigastatud suure biitsepsiga Männilan oli tribüünil ja teda see ründeliini vedamas ei ole, siis arvan, ma pakun ka, mina pakun siis, et Paide hakkab nüüd mingit seeriat siin kokku panema ja ennast suurde mängu või siis vähemalt seal top 2 peale tagasi vedama, said väga suure ja tähtsa võidu nüüd lõpuks Flora vastu kätte ja äkki selle peale annab midagi ehitama hakata, nii et pakun, et Paide võtab teise suure võidu järjest. Jah, ja kui siis läheb nii, nagu rahvas ütleb, ehk siis valdav osa eksperte arvab, et Flora kaotab ja Paide võidab Kaljut, siis on Paide uueks nädalaks tabelis teine. Lihtne. Alles matsime maha ja sama nagu MM-il. Et alles maeti maha nad täiesti ja nüüd on nagu täitsa hõbeda konkurentsis ja võivad hõbeda kohal ka täitsa olla. Kalju jaoks muidugi, kui sa siin kaitsetest siin rääkisid, siis just värske uudis, et Modu Tambedu jätkab vähemalt 2028. aasta lõpuni, et pikendas lepingut ja on olemas. Ja kui sina, Märten, mainisid Mattis Männilaant, siis temaga ka selles mõttes läks hästi, et kui siin vahetult enne pühi tuli lõpuks see uudis, et ikkagi põlves sidemed, kõik on terved, kõik asjad, et rääkisin taga ka kiirelt, siis ütles Sokkernetile, et algul oli kole, kõik kirjeldasid, väga tänulik kõikidele inimestele, et kõik tulid põhimõtteliselt nagu jõudu soovima, eks ole, selle arvestusega, et sul on nüüd aasta aega hooleta praktiliselt, eks ole, ja pea püsti ja taastu ja kõik, aga siis tuli välja, et mis mulle väga meeldis, mille ta ise välja tõi, et järelikult olen nagu piisavalt tugevaks oma keha treeninud, et põlv pidas vastu sellele paugule, et õnne oli muidugi kõvasti, aga et on mingid luutursed, mingid asjad, aga mõned kuud on see paus, mitte nii, et hooaeg läbi ja kõik. Ja ütleme ikkagi, hooaeg läbi oleks nagu üks asi, aga ikkagi, kui need põlvedega sellised asjad juhtuvad, siis ega ta seda põlve nagu tugevamaks ka sageli ei tee, et see sõltub muidugi, kuidas kellelgi, aga hea meel tema pärast, et meil on neid põlvevigastusi viimasel ajal olnud päris palju, et ma arvan ka, et kõige vähem halvem võimalik stsenaarium suht harva põlvevigastuste puhul on, kui sa näed neid nurkasid ja asju, siis suht harva läheb on kõikidest stsenaariumitest parim, et tõesti hea meel selle üle ja nagu ta ise ka ütles, siis on tõesti, see mees on väga hea mobility'ga, ta on alati seal, mis iganes kogunemine enne trenni on, ta on kõvasti enne seda kohal, tavaliselt esimene mees kohal ja juba tegeleb enda kehaga, et on tubli ja loodetavasti, usutavasti see
aitas kaasa, et ikkagi isegi sellise nurga all ei väänad seda põlve pooleks, vaid jäid seal asjad suures pildis terveks. Nii see nurk oli videost vaadates nii vale, kui vale olla saab, nagu ühe põlve nurk, aga läks õnneks. Tõesti, et positiivne, tihti ei tule põlvedega selliseid positiivseid üllatusi, aga siin olukorras tuli ja saab suve lõpus, sügis alguses saab juba tagasi nii-öelda hooaja otsustavaks faasiks, nii et tõesti positiivne uudis Kaljule, positiivne uudis Männilaanele. Premium liiga suured mängud sel nädalavahetusel tulekul, nii et tulge staadionile. See on esimene sõnum ja kes ei saa, siis vaatab ülekandest. Meie oleme Kalju Paide mängul pühapäeval Hiiul kohal ja ikkagi saab jälle testida seda, et kas mis minutiks nagu rongiga kohale jõuab, sest et sealt Hiiult siia Lillekülla mängu lõpus selleks, et derbit ka näha, saab tegelikult päris kärmelt ja on selline variant teha, et kui teil kannatab nagu öösel üleval olla, mingit Haiti-Marokot vaadata kell 1 öösel, et siis te saate nagu Premium liiga mängule ka tuldud, ma arvan, pühapäevasel päeval, et kõigile vaatajatele selline väike väljakutse. Aitäh, mehed, hea jutu eest. Ega midagi. Kohtume jälle. Esmaspäeval on juba pikk ette uus episood, siis on MM-il peaks tegelikult olema juba kõik edasipääsed selgelt, et nüüd läheb kiirelt, kuigi turniiri on meil omajagu ees ja nüüd hakkavad siis need päris mängud nii-öelda pihta paljude jaoks. Aitäh ja kohtume jälle!